Tervist, mina olen Juhani, ise ütlen, et ma olen estopoliit ja räägin rongiliiklusest Tallinnast, kui te jõudsite näha esimesest slaidilt. See on asi, mis ei ole muutunud praktiliselt 100 aastat üldse Tallinnas. Ja minul räägin kõigepealt ühest probleemist ja püüan pakkuda selle ühele probleemile lahenduse. Ja kui meil on nüüd kohe järgmine slaid, siis Viimsi teataja allikana kasutades Viimsi vallavanem ütleb, et 8000 autot sõidab siit ülevalt ehk Haabne kaudu Viimsist Tallinnasse. Kogu aeg möödas Merivere teed, Pirita teed. Hommikul ühtpidi, teistpidi, õhtul tagasi. Miks sa seda teevad? Alternatiive pole. Töökohti ka muidugi Viimsis pole. Aga seda probleemi me ei lahenda praegu. Aga nüüd Eesti ühiskond kulutab palju raha varsti, küll euroraha, aga see on siiski meie raha, selleks, et osta palju uhkeid ronge, mis tegelikult muudavad asju päris palju. Esiteks nad on vaiksemad, nad on kiiremad, nad on mugavamad, ilusamad ka. Ja leidime siis selle mõttega, et kui me vaatame lähemalt Viimsit, siis me leiame sellist kohast nagu Miiduranna, leiame mingid triibud, mis ei olegi tänavad ja seal on mingid tiigid ja väljasalad ka, aga mida need triibud tähendavad? Need triibud tähendavad seda, et see on raudtee. Kuhu see raudtee siis läheb või kust ta tuleb? Loomulikult Venemaale, sellepärast, et Venemaalt ju ometigi toodi naftat nii allveelaevadele kui praegu ka siis tankeritesse laadimiseks. Aga nüüd teistpidi ta teeb sellise kaare ja siis ta jõuab välja siia samma Peterburi tee äärteks, siin on Maardu järgnurka pidi. Ja tõepoolest siit saab minna Venemaale, aga teistpidi tuleb siit ilusti ka üks raudteeharu, mis ühineb suure raudteega ära ja tuleb selle mäe kaudu ilusti Balti jaama. Ja mis oleks siis minu lahendus, mida võiksime pakkuda, kui meil on need uued rongid, siis eriti mõelda selle peale, et selle asemel, et võib-olla paarsada inimest tuua hommikul ära Kloogarannast, tuua ära paar tuhat inimest Viimsist. Ja umbes niimoodi võrdlusena tõin, et Balti jaama Aruküla rong sõidab umbes 25 minutit, järelikult umbes sama ajaga sõidaks see umbes sama pika ringi siis Miidurannast ka kesklinna, mis võiks olla päris hea alternatiiv. Kõige uuem dokument, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile pakub, on 2006–2010 ühistranspordi arengukava, aga sealt me näeme, et ainult 2% ühistranspordi sõitudest Eestis tehakse rongiga. Mulle tundub see natukene madal võit olevat. Tegin sellise kiire arvutus, et kui 2000 autot tuleks linna, siis me saaksime umbes 1,5 miljonit reisi ainuüksi juba selle ühe väikse otsaga ehk 40% peaaegu. Ja kui me võtame niimoodi, et uue raudtee ehitamine maksab vast €1 000 ikka kilomeeter, sõltuvalt palju maa eest tuleb maksta ja nii edasi, siis siin me saaksime võib-olla 1/10 sellest samast investeeringust hakkavast, kõik on praktiliselt olemas. Siin tuleks teha ainult parklad, siis platvormi ja sellised asjad. Aga see on vähesel investeeringuid vaja asi, mul on ka üks suurem unistus, millest ma julgen teile täna rääkida, mis vajab natuke rohkem raha. Aga tooks, ma arvan, rohkem kasu ka. Nimelt, kui me nüüd jällegi vaatame Tallinna kaardi peale, nagu ma ütlesin, et üle 100 aasta on olnud, kõigepealt vaatame, millised võiksid olla teised linnad. Et me näeme näiteks siin Frankfurti, kus tulevad uhked raudteed kohe kesklinna, pangad siin samas läheduses, Kopenhaagenist sõidab raudtee justi läbi, samuti Amsterdamist. Me näeme, et ta on pandud nii hästi siia, muidugi kanalid olid enne paigas ja vanad majad olid enne paigas, raudtee tuli hiljem, aga pandi tarka kohta. Helsingis ka täitsa okei koht, aga mis on meie puhul olukord? Meie olukord on siis see, et meil Balti jaam ei asu väga kesklinnas. Sinna kõik need rongid lõppevad ja jäävadki. Vanast oli see Karjamaa, siis rong oli väga suitsev ja tossav ja kõva närvilev asi, hobused ehmatasid ära, sellepärast ei saanud rongi väga tuua. Lisaks sellele Kadrioru pidi jätma rahusse, kus olid ülikud, järsk mägi oleks alla olnud, nii edasi, sellepärast tehti niisugune suur kaar, eks ole, ümber poole linna. Aga tegelikult ta siin nii-öelda Toompea taga on, linna elu käib siin, büroohooned, palju kontoripinda asub meil pigem nii-öelda teisel pool vanalinna, umbes kilomeetri jalutada, meie kehvades oludes peal siis silmast tänavad üle puhastatud, lumest ja nii edasi, natuke raske. Teine siis hoopiski julge ettepaneku, sest võimalus on selleks olemas. Nii. Kui me vaatame lähemalt, siis
Balti jaam lõpeb siin ära, kus need kateldlikud mustavalged ribud on, aga siit jooksevad edasi veel, tähendab päris üles sinna välja, jooksevad rööpapaarid. Seal vanasti hoiti mingeid rongi, olid mingid ronghotellid isegi, aga midagi asjalikku nendega ei tehta, aga nad seal lihtsalt eksisteerivad. Ja minu mõte on see, et teeks nad veel pikemaks. Ja see siin on kanutiaed, nüüd kindlasti hakatakse protesteerima, et muru küntakse üles ja puud võetakse maha õudust. Aga kui mõelda suurt pilti, võib-olla tasub midagi ohverdada, aga muidugi ei peagi ohverdama, sest võib hoopis kaevata ennast ka maa alla, see on muidugi kallim, aga jällegi meil jäävad kõik puud ja rohelus alles. Autotee asemel. Mida? Sõidutee asemel. Ei, sõidutee asemel pole vaja, sellepärast, et siis me siia jõuame välja Tammsaare parki, otse Viru keskuse kõrvale, kus on meil bussiterminal. Ja kui kõik elektrirongid, siin on diiselrongi ja mõtled maa alla pista, sellepärast see tooks tossu juurde. Aga kui elektrirongid kõik jõuaksid siis ilusti Tammsaare parki, siis kõik inimesed saaksid mitte kõik inimesed, paljud inimesed saaksid jala tööle minna ja nad tõenäoliselt võiksid loobuda autodest. Aga kuna 20 slaidi pidi olema, siis ma mõtlesin, et korralik presentatsioon peab sisaldama ka tsitaate klassikutelt, siis mul on siin Marx, Engels ja Lenin ära toodud. Ja jõuate nii kaua, kui need slaidid veel jooksevad, natukene seedida, et kas seda mõtet üldse edasi mõelda või mitte. Ma kunagi kirjutasin sellest korraga Eesti Päevalehes, aga vähemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kus on vist autotranspordi osakond, mitte keegi selle peale püüksugi ei teinud, nii et nendel see igal juhul korda ei läinud. Aga siis jah, rongid teevad ratata, ikkagi hoolimata sellest, et nad on elektriga ja rööpad on kinni kiivitatud. Aitäh!